Omar Jäpiselg, MTÜ Hiiu Veis ja Lammas juhatuse liige ja asutaja. Ma vaatasin, et rõõmsa näoga tulid siit oma asutatud asutusest välja ja ilus lambaliha pakk on käes. Kas sa oled tööga rahul? Jah, et võib öelda, et selleks ju saigi tehtud see asutus, et kui siit lugeda Tagenhaus mahe, talle tagatükk, maheliha, et see oli see algne idee juba 3-4 aastat tagasi, et talupidajana ja toitlustuskoha omanikuna ma tahtsingi saada omast lambast sellist pakendatud, viisakat, jahutatud liha. Ja ma pean ütlema, see ongi esimene lammas ja esimene tükk sellest. Kust tuli teil idee luua oma tootearenduskeskus? No tegelikult algselt sellist ideed ei olnudki, et oli häda lihtsalt, mis ajas äär ja kaevu. Et teadupärast Hiiumaal on üsna palju lambaid, üsna palju veiseid, midagi peab nendega tegema ja lambakasvatajad siis omavahel nii-öelda saunas on aastaid järisenud, et peaks ühe väikse tapapunkti tegema, et saaks kvaliteetset liha toota nii endale kui müügiks. Ja ta hakkas pihta täpselt sellest vajaduse teadvustamisest ja siis me hakkasime samm-sammult kuhugi suunas minema, et kõigepealt see teema endal selgeks teha. Selleks me siis tegime sellise eelprojekti meie Hiiumaa koostöökogule, kus me siis taotlesime rahastust, tasuvusuuringu ja eelprojekti tehnoloogia paika joonistamiseks. Et me soovisime selle projekti käigus nii need numbrid selgeks saada, kui ka puhtalt ise aru saada, et mis need tänapäeva nõuded siis on üldse. Ja see projekt täiesti õigustas ennast, sest selle lõppedes me saimegi aru, et tegelikult tänapäeval Eestis tapamaja teha ei olegi võimalik palju väiksemat kui 150 ruutmeetrit minimaalselt. Ja selle teadmisega me siis hakkasime edasi tegutsema. Ma tahaks selle tootearenduskeskuse juures rõhutada selle erisust ja see on eriline ja unikaalne eelkõige selle tõttu, et siin on nii laiapõhjaline koostöö taga, mis ei ole sugugi tavapärane Eestis enamustele piirkondadele, kus kohalikud inimesed, kohalikud juhid, liiderpiirkond otsustab, et üks prioriteet ja see prioriteet on seotud otseselt ettevõtlusega. Me oleme siia rahaliselt panustanud ja läbi arutanud, millised võimalused on sellist tootearenduskeskust ka Euroopa Liidu abirahadega ehitada. Siia on panustatud ka liiderprojekti raha, nii et see on mitme poole koostöös tehtud ja minu arvates väga hea positiivne näide koostööst, kus kohalik kogukond, kohalikud omavalitsusjuhid, ka koha pealt valitud poliitikud ja ametkonnad koostöös realiseerivad ühe projekti. Kuigi see on praegu pilootprojekt, et sellisel kujul ühtegi teist tootearenduskeskus Eestis rajatud veel ei ole. Nii et see on meile ka esimene kogemus ja ma loodan, et positiivne, sellepärast, et tänaseks on tootearenduskeskus valmis, aga ei ole veel käivitunud, nii et me peame mõned kuud ootama, vaatama, kuidas tegelikult see töö siin ka käima hakkab. MTÜ Hiiu Veis ja Lammas liikmed, kui palju teid on ja kui suur on üldse teie liikmete kari, mida siin tootearenduskeskuses töödelda? Meie asutajate seltskond oli tõepoolest lambakasvatajad. Ja meid oli
13 inimest, aga just peale seda uuringut sai selgeks, et tasuvuse poolest ei tule see asi lammastega üksi välja ja pealekauba siis olid ka veisekasvatajad sellest mõttest kuulnud ja pakuti seda varianti, et teeme siis Hiiumaa peale ühise tootmise ja peale seda me laiendasime oma liikmeskondaga ja sinna astusid liikmeks ka veisekasvatajad. Nii et 24 liiget on meil hetkeseisuga ja küll on selge see, et see ei ole mõeldud meil ainult liikmete jaoks, et kuna me oleme MTÜ, siis me ei tee piiranguid selle koha pealt, et nüüd ainult oma liikmed tohiks siin osaleda või on väga palju eelistatud. Kui tootearenduskeskuses loom tapetakse, töödeldakse, pakendatakse, mis saab tast edasi, et kui loomakasvataja tagasi seda ei soovi osta, kas on võimalus ka see, et tootearenduskeskus selle tema eest maha müüb? Seal nüüd on niimoodi, et seda peabki selgitama, et tootearenduskeskus on see hoone, see füüsiline keha ja see füüsiline keha kuulub MTÜ-le. MTÜ ei ole kunagi olnud väga hea äritegija ja et mitte siis seda reha oma nina peal läbi katsetada, kas me suudame ka tootjana hakkama saada, siis me läksime ikkagi sellise mudeli peale, et me otsisime siia majja operaatori konkursi teel, kes nüüd on osaühing Hiiumaa lihatööstus, kelle ülesanne ongi äri teha. Aga meiepoolsed tingimused olid need, et nad peavad teatud fikseeritud hinnaga, mis meil seal konkursis oli öeldud, olema alati avatud selle teenuse tegemiseks. Ehk et ei oleks meil monopoli võimalust, et tuleb mis tahes siis uus tööstus, aga ütleb, et võta või jäta, et müü liha meile või kehtestame sulle sellised hinnad või veel mingi kolmas variant. Et selle koha pealt see elu on näidanud, et see kokkuost ja oma toodang on hetkel küll sellest mahust isegi valdav, võib-olla 90%, aga just see võimalus, et inimesed nüüd saavad ja tasapisi harjutavad seda oma toote tegemist, see on see idee ja see idee töötab. Teie olete siin operaatorid ja peate hea seisma selle eest, et Hiiumaa veis ja lammas kvaliteetselt jõuaks ka tarbija lauale. Tapamajade puhul sageli on väidetud, et on liiga suured probleemid Veterinaar- ja Toiduametiga. Kuidas teie nendega olete läbi saanud ja hakkama saanud? No üldiselt meie jaoks on esiteks hea külg see, et meil on täiesti uus hoone. Et oleks nüüd Tapamaja ehitatud kuhugi vanasse hoonesse, siis oleks võib-olla olnud rohkem probleeme. Aga kõik vajalikud tingimused on täidetud, siiamaani meil ei ole probleeme esinenud, veterinaaridega saame hästi läbi, anname enda poolt kõik parima, et kõik toimiks ja oleks tagatud toiduhügieen. Ja kui sa ise nagu kontrollid enda järgi korralikult koristad, teed asja nii nagu on ette nähtud, siis ei tekigi probleeme. Kuidas on suhtunud teie tootearenduskeskusesse Hiiumaa toitlustajad, kas sealt poolt on ka huvi olnud juba teie toodete vastu? Jah, loomulikult, sest see, mis oli 3-4 aastat tagasi selline ütleme, esimesed signaalid, et nõutakse kohalikku toodet kohapeelses toitlustuses, et see on iga aastaga läinud see soov tugevamaks. Ja kui nõuab klient seda, siis ei saa ka toitlustaja sellest mööda vaadata. Ja täna meil kõige suurem või üks suuremaid toitlustajaid, Lest ja Lammas, oma lamba teeb oma farmis toodetud lambast ja tõesti laseb teenusena selle tooraine siin ette valmistada.
ja ma tean, et ka teised tasapisi väiksemas mahus kasutavad seda võimalust. Nii et praegu on teie tööstus hästi käima läinud, aga kas on veel võimalus, et seda edasi arendada, näiteks hakata tegema suitsulammast, suitsuveist ja muid tooteid? Et ma täpsustan, et eks me oleme ikkagi saanud ka oma vitsad kätte, aga nüüd aasta hiljem võib öelda, et asi juba toimib. Ja see mõte ongi jah, et kui on see esimene kindlus käes, et nii loomapidajatel kindlus, et saab nii kokkuostu müüa kui omal teenust teha, kui ka kasvatajatel selline esimesed kogemused, et siis on juba neid siis väikeettevõtjaid, kes meil siin on plaaninud või juba soetanud suitsuahju, vorstitehnoloogia, et tasapisi hakkab neid uusi väikseid asju lisaks tulema. Kui Hiiu veis või Hiiu lammas on teile saabunud, mis saab temast, sellest toredast loomast edasi? Sellest toredast loomast saab kindlasti väga hea liha kokkadele ja kes seda valmistavad ja üldse tarbijatele. Et meie töötleme ta ära ja pakime ta ära, laagerdame, kui vaja siis sügav külmutame ja tarbija saab siis seda osta. Millised on need lihatooted, mida loomakasvataja kõige enam teilt nõuab? Loomakasvataja, kui ta võtab teenusena looma tagasi, et ta ise realiseerib või sööb oma looma ära või müüb oma tuttavatele, siis on mitmeid lõikuskeeme, mida tellitakse, aga meie üldjuhul teeme nii, nagu tellija soovib. Kaubandusse meil on kokku lepitud kindlad tooted, mis lähevad hulgiladudele, lähevad kindlad tootegrupid. Põhimõtteliselt ikkagi, kui me lihaveis võetakse väärtükkidena lahti ja siis läheb see nii-öelda hakklihatoore ja vajadusel siis teeme ka hakkliha. Ja lamba puhul siis nii nagu soovitakse, karreed, sadulad, tagatükid, viiulid, kõik tarbija soovi järgi. See nüüd selle maja pluss võikski olla, et ta on võimeline tegema seda esiteks mahe tunnustatud liha ja võimeline tegema väikses partiis ja personaalselt lähtudes siis täpselt sellest loomakasvataja soovist, et tõenäoliselt tal on siis ka müügisoov, et kelle jaoks ta teeb seda, et siis kliendi ja looma lihaomaniku soovist lähtuvalt. Kas sul on ka mõni õpetus veel öelda Hiiumaa või ka Läänemaa, Saaremaa loomakasvatajatele, mida te olete tähele pannud loomade juures, mis tulevad teie tapamajja, millele peaks rohkem rõhku panema? Üks asi on loomade puhtus. Enamalt jaolt on loomad puhtad, aga tapamajas, ütleme, kui tapamaja võtab looma vastu ja loom on, ütleme, must, siis see teeb selle protsessi natukene pikemaks ja siis hügieeninõuded võiksid olla võib-olla paremini täidetud. Aga teine asi on, mida paneks südamele kõigile lambakasvatajale, et ärge tõstke lambaid seljast kinni võttes karvadest. See on igal pool tapamajades probleem. Teie tootearenduskeskus ei koosne mitte ainult loomade tapmisest, töötlemisest, nendest ruumidest, vaid teil on siin ka korralik seminariruum olemas. Milleks te seda kasutate? Selle mõte nüüd oligi see, et tegelikult liha kvaliteeti õppida ja lihast väljatulekut õppida, mis tast teha annab, et seda kõike saab praktilise töö käigus, et kui meil on võimalus siinsamas seda ka mõni õppepäev nüüd tootmise poole peal läbi viia väga kooskõlas kõikide reeglitega, et siis kohe siin seina taga on võimalus see teooria pool sinna otsa lugeda ja lisaks ikkagi selline väike kooskäimise koht, oma nii-öelda oma pesa ja oma tuba, et see on igale organisatsioonile selline vajalik, oluline asi.